Siis natuke Satu Mare linna peale jalutama. Ja ma tahtsin lihtsalt näidata seda maja, et see peaks olema siis kommunismi aja pilvelõhkuja. Ja Transilvaania kõrgeim hoone ehk 97 meetrit kõrge peaks olema ja mingi brutalistlik arhitektuur, mis on siis selle vanalinnaga nagu täielikus vastuolus. Vot siuke maja. Aga meie liigume nüüd sinnapoole edasi vanalinna poole. Ja kesklinna suht jõudnud, siit paistab veel kord see kommunismi aja see kõige kõrgem hoone. Aga muidu tundub, et siin on siuke jalakäijate tänav ja siit need isegi bussid tulevad, siit sõidavad. Ja nüüd jalutame natuke veel edasi, et plaan on minna sinna linna keskväljakule, vaatame selle keskväljaku üle ja keskpargis, keskväljak peaks see olema siis, et seda maja kahjuks ei tea, mis see on, see ilus maja. Sikke see parksin on. Kuju on siis ka, see on siis Vassile Lukatšu, kes on siis kohalik rahvuskangelane. Jõudsime siis nüüd Satu Mare katedraali juurde. Et see pidi olema selline hele ja rahulik ja linna kõige habsburgilikum kohta. Nii et sees on mingi Carrero marmoraltar, mida võiks ju ka siis äkki korra minna vaatama, et äkki siis uks paistab lahti olevat, et me vaatame, kas saame sisse. Ja. Kirik on ikka ilus seest. Me oleme suht üksipäini siin praegu. Kui välja arvata see üks tädi, kes käis meid juba kerjamas, raha kerjamas, aga me ei andnud talle midagi. Eks see on hea mõte tulla kirikusse inimestele järgi ja kirikus kerjama hakata. Aga ilus on küll. Tahtsin veel seda siis rääkida, et see Satu Mare linnal ka on selline tore legend liigub ringi, et siin linna all on tegelikult veel teine linn, et nii-öelda maetud linn. Et kunagi siis oli siin samamoodi Satu Mare linn, aga mis siis langes igasuguste rüüsteretkede ohvriks ja põles ja ühesõnaga linn hävis täielikult. Ja siis selle asemel, et seda linna hakata taastama, väidetavalt ehitati siis lihtsalt uus linn kõrvale. Ja et on leitud siis maa alt ka igasuguseid vanu müüre ja nõusid ja igasugust siukest kraami. Et siis vanemad inimesed väidetavalt teavad rääkida, et isegi öösiti võib kuulda hobuse kapjade plaginat ja tegelikult pidi see olema siis aga ainult pooltõde, sest et arhitektid nagu ütlevad, et nüüd päris ikka, et kohe uus linn on ehitatud vana kohale, et see ikka päris tõele ei vasta. Küll aga on siiski leitud näiteks eelmisel sajandil, siis 1900 aastatel, kui vahetati kanalisatsioonitorustikku linnas. Et siis ikkagi leiti tõesti mingisuguseid käike seal maa all ja potikildusi ja sellist kraami. Nii et see legend on siis selline pooltõde, aga et maetud linn siis väidetavalt pidi olema Satu Mare linna all. Võtta, aga me vist jalutame hotelli tagasi. Vihma sajab ja ilm on üsna selline niru selles mõttes. Aga hotell oli ilus, nii et lähme parem sinna siis. Pesime täna pesu natukene, aga pole kuivatada kusagil, siis otsustasime niimoodi. Kõik on siin vannitoas laiali laotatud. Põranda kütte on sees. Nii et loodame, et hommikuks on asjad siis kuivad kenasti. Tere hommikust siis. Meie lahkumine Satu Marest on siis ka selline vihmane. Siin on näha veel siis see kommunismi aja hoone. Ja
täna, mis meil täna on, siis nüüd on teisipäev juba, on ju, 2. juuni, kell on 9 hommikul umbes. Ja nüüd me siis sõidame siit Satu Maarest ära ja sõidame, meie esimene peatus peaks olema Rõõmus surnuaed. Et see on nüüd päris seal Ukraina piiri ääres kohe, et nüüd lähme vaatame ära siis, kui rõõmus see surnuaed on. Et aga ilmaga ei ole jah kahjuks vedanud, et kui me siin ilmateadet vaatame, siis üle terve Rumeenia kõik sajab igal pool. Ja tundub, et ka lähipäevadel ei olegi nagu leevendust näha sellele. Aga no mis teha? Ega sellepärast reis pooleli ei jää. Et sõidame siis Rõõmsale surnuaiale praegu. Mõtlesin, et natuke räägin ka, et mis piirkonnas ja kus me siis oleme. Et me praegu siis sõidame, nagu ma ennem juba ütlesin, et siin mööda Ukraina piiriäärsed teed, me vist päris veel seal ei ole, aga no sinna poole oleme teel juba. Ja tegemist on siis Maramureši piirkonnaga, mis on siis üks autentsemaid piirkondi kogu Rumeenias. Et ehk siis siin öeldakse, et see on nagu siuke piirkond, kus Euroopa ei ole ära arenenud. Ehk siis kõik on nagu jäänud alles selline, nagu ta autentsena kunagi oli. Et paljud traditsioonid nagu elavad siin edasi ja see ei ole nagu turismi jaoks lavastatud, vaid inimesed päriselt elavadki niimoodi. Et aeg liigub siin aeglasemalt, et näiteks võib siin igapäevase transpordina näha ka hobuveokeid ja vankraid, käsitsi tehtud heina, pühapäeviti rahvarõivas inimesi kirikusse minemas ja muud sellist. Et paljud külad näevad siis välja täpselt samasugused nagu enne teist maailmasõda. Need Maramureši inimesed, et need siis peavad ennast sageli siis pigem maramureslasteks, mitte rumeenlasteks. Et see pidi siin olema nagu lausa siuke identiteedi küsimus. Võtta teed, mida mööda me sõidame, et siuke mõnus hästi paks lopsakas mets on ja käib siuke sinka-vonka see tee ja hästi siuke ilus on tegelikult. Näitan siis seda autentset küla ka, millest jutt oli. Rumeenia lipud on ilusti väljas kõik. Saime oma esimesed serpentiinid siis juba kätte. Nägime ära ka esimese hobuvankari. Nii et kohe oleme kohal siis. Parem pööre. Olemegi siis jõudnud siia Rõõmsa surnuaia juurde, mis siis asub siin Rumeenias Maramureši maakonnas ja Sapanta külas siis. Ja inglise keeles siis Merri Cemetery on ta siis. Lähme siis vaatame, kohe seal peaks mingid piletid ka olema. Et tegemist on siis sellise silmapaistva värvilise kalmistuga. Ja kui esmapilgul tundub, et see on lihtsalt selline rõõmus ja värviline, siis tegelikult on nagu rumeenlaste jaoks tegemist sellise sajandeid traditsiooniga, et inimene siis peale surma mitte ei sure ära, vaid lihtsalt läheb teise külla elama ja see on rõõmus sündmus. Saime siis sisse, pilet maksis 10 leid ja nüüd me siis jalutame, siin tegelikult oli kirjas, et parim nipp on minna kiriku taha kõigepealt ja seal keskel on siis sellised vanemad ja kuulsamad ristid, et lähme vaatame neid. Siis seda ma lugesin, et need värvid on ka, et see sinine on nagu erinev on ja et mida tumedam värv, seda vanem rist ja heledamad on siis nagu uuemad, aga samas see pidigi olema ka see, et need võib-olla vanemad on siis sellised veits tõsisemad, et need uuemad lähevad nagu ajas järjest selliseks lõbusamaks. Ja tegemist on siis see, et inimeste elulugu on siia ristile siis kirja pandud ja mitte siis ilustatud vormis, nagu meil öeldakse, et on ju surnutest halba ei räägita. Vaid siin on siis nii, et ikkagi nii nagu päriselt asi oli, kui oli joodik, siis nii ongi risti peal kirjas, et olin joodik ja sellepärast ära suringi on ja või mis iganes. Et aga sellised nad on. Ja kõik sai siis alguse ühest mehest, Ion Patras,
1930-ndatel, kes siis hakkas neid riste valmistama, tema enda aud peaks siin ka kusagil olema. Katsume selle ka üles leida. Ja tänapäeval siis tema õpilased ja jüngrid jätkavad seda tööd, nii et seda tehakse ka praegu siis täiesti edasi. Ja kirikusse vist saab sisse ka, ma vaatasin, uks on lahti. Vaatame seda lage, käime seal kirikus sees ära ja siis lähme juba siis neid kuulsamaid otsima, kuulsamaid haudu. Siuke uhke kirik. Tõesti uhke. Sellised lühtrid ja jääks siis lähemal kohe. Lihtsalt hästi kihvt. Ristidest siis veel nii palju, et see Stan Ion Patras, kes see siis autor on, et tema siis arvas, et kui inimene seda hauakivi vaadates naeratab, siis see tähendab, et surm ei ole võitnud. Ja et need pilti või nendel ristidel on siis 3 peamist tunnusmärki. Esimene on siis pilt, mis on siis nendel ristidel. Et see on siis kõige iseloomulikum hetk inimese elust. Et näiteks kas siis traktoriga kündmine või portreepildid on siin ka lihtsalt, aga näiteks mingis tegevuses, et inimene on, eks ju, et see on nagu hetk tema elust. Teine on siis luuletus, mis on siis nagu lahkunu elulugu, et võetakse paari lausega kokku, et mis tema elulugu on, et näiteks jõin liiga palju, naine pahandas, aga nüüd on rahu. Või siis näiteks, et mu ämm oleks mind elusalt maha matnud. Või et tööd ei armastanud, aga muusika meeldis ja nii edasi. Ja 3. on siis see värv, et nagu ma ütlesin, et see on alati üks ja sama sinine, aga sapanta sinine, mis tähendab siis lootust ja taevast, mitte leina. Nii et see Maramuresi inimeste see filosoofia siis pidigi olema see, et surm ei ole traagiline ja elu ei pea olema ideaalne, vaid et inimesi mäletatakse sellisena, nagu nad on. Mõtleme, vaatame, kas leiame siis need kuulsamad hauad ka üles. On neid audusin, et oskad sa siis leida. Siin on 2 tükki on päris vanad sellised. Siin on üks selline haud, et siin on nagu tanklatöötaja vist olnud ja siin on tema päris pilt ka nagu üleval, et milline ta siis oli. Ma teksti siin rumeenia keeles seda nagu tõlkima ei hakka. Kirikut saab ka siit siis veel. Siin neid on päris palju ja ma vaatasin siin näiteks üks haud oli 2024, nii et siin on kogu aeg nagu praegu ka maetakse ikkagi peale. Siin on siis üles vähemalt selle surnuaia asutaja aua, see Stan Ion Patras, et tema haud, aga see pidigi olema, et üsna tagasihoidlik isegi võrreldes nende teistega, et mõned on siin palju nagu uhkemad tehtud, aga et siis see surnuaia asutaja haud on siis leitud vähemalt. Üritasin siis seda hauateksti siin natuke tõlkida ja siin on siis kirjas, et tema nimi on Irina ja tema siis töötas väga kõvasti ja 2 tütart oli tal ja ehitas 2 maja. Nii et selline ongi, et nagu hästi lühidalt on see elulugu siin peal kirjas kõik. Siis põhimõtteliselt ring peale tehtud, et hakkame ära minema, et lihtsalt üks fakt veel siis, mida ma ennem ei maininud, on see, et siin surnuaias ei ole kombeks nagu vaikselt ja tasakesi olla, et siin ikkagi on nii, et siin räägitakse kõva häälega, naerdakse, kui vaja, siis ka lauldakse, et siin pidi olema nii, et turist, kes siin vaikselt käib ja sosistab, seda vaadatakse vastupidi hoopis kummaliselt, et mingi imelik inimene. Vot, suveniiril ette ka näidata, mis siin on.
kusjuures meil läks nii hästi, et me saime tasuta praegu. Tal ei olnud vist tagasiandmise raha või mingi teema oli ja siis ta andis meile mingid 10 lei, andis meile endale tagatiseks ja piletid ja kui tagasi läksime, siis ütles, et tulge uuesti minu juurest läbi, andis meile need, võttis piletid ühesõnaga tagasi ja andis meie rahaga tagasi kõik selle suure raha, mis me talle ennem andsime. Nüüd väga hästi. Oleme jõudnud siia Peri Sapanta kloostri juurde, mis on siis Maramuresi piirkonna üks uhkuseid. Ta on sellepärast, et ta on maailma kõrgeim puitehitis, ilma naelteta tehtud siis. Ja ta on 78 meetrit kõrge. Nii et me vaatame. Palju siis veel, et see tegelikult ehitatud pidid olema ta alles 1990-ndatel. Aga ta on tehtud vana Maramuresi stiilis ja vana kloostri koha peale täpselt samasugune, nagu siis vanasti oli. Et selline, ma ei tea, kas me sisse saame, igal juhul kirjas oli ka see, et sees ei tohi pildistada ega filmida. Et uurime elu. Ta on siis tänapäeval täiesti toimiva kloostriga. Et sellepärast ka see pildistamise ja filmimise keeld. Ja kui sinna sisse ka minna, et siis peab olema siis sündsalt riides. Põlved ja õlad kaetud, naistel siis ka rätik peas. Et mida sa mõtled? Saab kellale minna pilti. Aga ilusad kellad on. Aga jah. Me oleme jõudnud siis nüüd sellisesse kohta nagu Põrsana klooster. Siin eespool on mingid restoranid ja suveniiripoed ja vetsus käisime ära ja on siin see parkla. Ja nüüd siis lähme sisse. Siin need väravad on, väravate peal on sellised päikesekujutised ja köied, et need pidid olema selline kaitsesümbol siis, et sellised väravad veel siis. Ägeneb see kõik välja küll. Selle Põrsana kloostri kohta oligi kirjutatud, et ta on just Rumeenias üks kõige pildistatum objekt üldse. Et kogu see kompleks, et ta on lihtsalt niivõrd nagu postkaart näeb välja. Et niisugune ühtne tervik ja et hästi ilus. Aga jällegi ehitatud 90-ndatel, aga vana Maramuresi stiilis siis kõik. Et vana kloostri kohale. Ilus on see siseõusen. On sellised lilleaiad. Kolm ei saanud korraga. Vaat siit sai ka korraga. Väga ilus on see park ja ümbrus siin kõik, et ja. Ja siin pididki olema nagu erinevad need hooned, et peamaja ja nunnade eluruumid, ilmselt need on sealpool, sest nendele hoonetele oli see tõkkepuu ees, et ei saa sinna minna. Et selline. Lähme edasi või? Päris hea vaata. Kohe lähme kloostrisse sisse ka vaatame, kuidas seal sees on siis. Ja kloostri ringid said siis käidud
ja nüüd siis sõidame oma öömaja poole, et see asub meil sellises linnas nagu Visiu de Sus ja Casa Edi ja meid juba oodatakse, et andsime teada, et oleme kohe jõudmas. Nii et vaatame siis, lähme kohale ja meie majakene on siis selline Visiu de Susis, et selline päris korralik suur maja. Siin on siis selline grillimisnurk veel, et saame grillida, kui tahame. Õues saame siin terrassil istuda, et selline terrass ja siis saab tuppa ka minna. Tšau! ja siis saab siit siis ilusti tuppa, et niisugune uhke elamine. Selline elutoosa. Siin on siis vaibakesed maas, seal on 2 magamistuba ja köök. Selline täitsa korralik. Nii, me vaatame siis neid tubasi ka lähemalt. Ja siin siis on, see on siis vannituba. Selline ilus. Siin on siis 1 magamistuba. Selline. Ja. Nii. Oih, liiga kiiresti keerasin, vabandust. Oi, siin on teine vannituba veel. 2 vannituba. No, kummalgi oma. Ja teine magamistuba. See on ka samasugune põhimõtteliselt siis. Vot. Et niikene elamine ta siis on ja hakkame siis olema.